No nii, lahkume siis Ibisest ja suundume stardilinna ja siis suundume finišisse ja stardilinn on mis? Jep, ja lähme kuhu? Ühesõnaga vaatame, mis siis tänane päev meile toob ja täna siis kohtume Meelisega, kes on selle auto andnud firma tegevjuht ehk siis Tartu Autospiriti tegevjuht. Suur rattasõber tuli koos teise oma töökaaslasega, ka just juhatuse liige, see ma nüüd nii täpselt ei teagi. Tulid vaatama, mis toimub. Jah, nii et tänud auto eest, aitüma! Oh, c'est la classe, c'est la classe. Bravo, bon anniversaire, en tous les cas, un beau cadeau d'être ici. Kellelgi oli sünnipäev. Midagi üle ja muutunud on või? Itaalastele ka. Another one. Okei. Grazie. Mul ei oleks praegu midagi küsida. Ma vaatan finišist. Ma olen parema merega kutsnud. Fännid Eestist on. Fännid Eestist, kuidas siis olete rahul tuuri tervisagustega? Tuleb rahul olla, noh. Kõik on nagu viimase peal ja ilm on ilus ja... Kuidas see ala siin meeldib, kus süüa saab? Vaatad peale, siis saad aru, miks me siin oleme, eks ole. Millal te siis jõudsite siia? Tuuri hakkame tegelikult päris aktiivselt tänasest vaatama, et 2 päeva nautisime lihtsalt Itaaliat ja Prantsusmaad ja nüüd siis 3 päeva tuurile. Ja kuidas kuumusega rahul olete? Täna on juba hea. Täna on ainult 27, et täna on väga hea. Juba kannatab ära. Väga hea. No nii, oleme jõudnud Itaaliasse korraks. Vaade on nagu super. Itaalia kohta. Aga see on ainult korraks, lõikame tagasi Prantsusmaale. No nii, siseneme tunnelisse siis ja tunnel läks palju 44-20. Ehk päris, aga pikkust ei ole kuskil. Vaat väik siin on kirjas. Kohe üritame tunneli pikkuse ka välja selgitada. Saa mingi siuke juhis anti ka, kuidas käituda. Siseneme tunnelisse. Niuke juhis. Makskiirus on lubatud 70, see on juba ammu ületatud. Me oleme Eestist, me võime kihutada. Me võtame teistele sappa ja teiste tempos. Nii, väljusime hotell, kuradi tunnelist ja palju oli? 13 kilti. 13 kilti. Võt, annab ehitada. Päris üle suure mäe. Ei ole praegu näha, aga... Siit on vähe näha, jah. Aga no, näitame siit kõrvalt siis midagi. Ja tagasi Prantsusmaal. Kert teab, mina ei tea. Kert, räägi rattavargus situatsiooni täna. Situatsioon oli lihtne. Me olime veits autost kaugemal ja tuli mingi vend ja võttis ratta ja tahtis ära minna. Ja sina sattusid peale talle? Ei, Kristjan tees sai ta kätte ja mina jooksin järgi. Ja mis te selle pätiga tegite? Pätil tahtsime lõpuks minna. Politseid ei kutsunud? Ei kutsunud. Ja keskelt läbi rattaväärtus on umbes 10 tonni on ju? No, poes jah. Poes, noh letis. Nii et... Joppas. Mul joppas. Aga oleks sinuga siis midagi tehtud pärast või? Et tehtud ei oleks. Või noh? Loomulik kadu, eks. Sina peaks kinni pidama maksma? No ma arvan, et mitte. No nii, oleme siis Toyota Hiluxi pagassis. Ja sõidame Mäkke. Auto on siin mingid pahna täiskohvreid ja nii hull tõus pidi olema vist. Ühesõnaga, päeval vaatasin e-maili ja kirjutati, et mingi probleem on, tee on kõrgel mäges, me oleme praegu mingi, ma ei tea, 1500 või kuskil ja vihk
asi on tee ära lõhkunud niimoodi, et tavalise sõiduautoga ei saa. Saadeti e-mail, et helistage sellel numbril, kui jõudma hakkate, et siis saadetakse teile džiip järgi, mis ülesse viiakse. Nüüd me oleme siin 10:30 õhtul, tuuril tavaliselt päev hakkab, hommikul väga vara meil ei ole, meil on mingi 9 hakkab päev pihta. Aga 10:30 õhtul istud Hiluxi kastis kohvrite otsas. Mingi action läks lahti praegu. Haks ronima, kuskil 15 minutit peaks olema hotellini, vend ütles, et väga palju ei raputa. Nii et, loodame parimat. Muidugi ja siia Mäkki asfalttee, mis siiani tuli, see hotelli omanik, see andis ka ikka niimoodi minna pimedas, et ma ei ole kõige arglikum autojuht, aga ütleme nii, et isegi ma korra mõtlesin, et natuke võiks vist väiksemalt sõita.